Alates tänasest kuni 26. novembrini vajab teie abi riigilaevastik, sest neil on valmimas uus alus, aga sellel ei ole veel nime. Nime žürii eesotsas on Marko Matvere, kes on lubanud selle nimega kevadeks välja valida koos laeva ristimise ja veeskamisega. Nii et kõik nüüd riigilaevastiku kodulehele ja nobedate näppude voor alaku nüüd. Meie laevastik koosneb vähemalt 250 erinevast ujuvast alusest, aga tuleb mööndusega olla, et need alused on nii hõljukid, tivikliugurid kui väikesed paadid, kuni siis parvlaevadeni ja jäämuudeteni välja, nii et see vahemik, millega me tegeleme, on päris suur. No täna me räägime teie uuest töölaevast, mis peaks ju juba vette jõudma kevadel. Et miks seda laeva juurde on vaja? No täna ongi väga väärikas moment, me oleme täna Eesti kõige väärikama töölaeva ehk jäämurdja pardal, mis näitabki, et tegelikult laeva elukaare uuendamise mõistes me peame hakkama ka järjest oma uuemaid, suuremaid töölaevu uuendama ja see uus laev ongi planeeritud asendama meil ühte täna, tõsi küll, Soomest renditud töölaeva nimega Sektori, et see on selline loomulik areng, et laevu tuleb alati uuendada. Laeva terasosa ehitati Poolas, Gdanskis ja pukseeriti Nasvale ja sealt praegu tõstati kai peale ja ühendatakse tekiehitusega ja see on juba tehtud. Et kui kõik valmis saab, tõstetakse laev uuesti vette, hakkab teenima Eesti Vabariik. Ja nii ta läheb, eks ole. Ma olen kuulnud, et see laev on väga eriline ka selle poolest, et on selline täielik rohelaev, on see nii? Jah, et laeva põhikütus saab olema CNG ehk siis sururõhu all gaas ja minu teada olevalt sükest töölaeva pole maailmas mitte ühtegi. Aga nimepaneku juurde tagasi. Žüriid, kes hakkab laekunud nimepakkumisi vaagima, juhib tuntud merekaru Marko Matvere, kes nüüd teile edukaks osalemiseks nimekonkursil näpunäiteid jagab. Põhiline traditsioon on ikka see, et ta oleks nagu naise nimi. Sest meremehed elavad ilma naisteta üldjuhul. On erandeid muidugi, aga kui laeval on naise nimi, siis ta nagu hoolitseb sinu eest nagu naine põhimõtteliselt. No aga öelge palun mingid näpunäiteid ka nüüd inimestele, kes hakkavad sellele uuele alusele nime pakkuma, et mis need võiksid olla? No ta ei pea otseselt olema naise nimi. Tänapäeval kasutatakse ka meeste nimesid, mingid teenekad mehed võivad olla vabalt, aga võib ka olla abstraktne nimi. Aga peamine on siiski see, et ta oleks esiteks väärikas, aga samas ka kergesti hääldatav ja miks mitte ka lõbus. No kui mina näiteks praegu pakuksin Lennart Meri, mõeldes, et ta on väga väärikas riigiisa ja samas tema perekonna nimi on ju Meri, mida mööda siis uus laev hakkab minema. Siis... Lubama kohe kritiseerin sind. Lennart Meri pakud sina välja. Aga kui sa vaatad selle laeva kuju, siis see ei meenuta Lennartit. Ja ka tema suurus või selle laeva suurus ei ole Lennartile vääriline. Mõni suurem laev, mõni massiivsem, mõni kogukam, võib-olla ka nooljam võiks olla. Nimi on väga võimas sümbol ja nimi garanteerib nii-öelda laeva õnne ja just täpselt nii ongi, et meie uus laev peab kevadel valmis saama. See hakkab olema üks põhilisteks laevadeks, mis aitab Eesti kõikide veeteede haldusega tegeleda. Oluline roll saab tal olema Eesti mereteaduses, ta hakkab olema ka Eesti mereteadlaste merebaas ja täpselt samamoodi on tema üheks funktsiooniks tagada riigi võimekus reostustõrjel merel. Kevadel valmiva laeva maksumus on 22 miljonit eurot. Projekt on rahastatud Euroopa Liidu taasterahastu Next Generation EU vahenditest ning riiklikest omavahenditest.